saate kätte gümnaasiumi lõputunnistuse. Te olete märkamatult kasvanud suureks siin meie kooli seinte vahel, meie väikese kooli teine lend. Iga ilusolek siin ilmas jätab jälje ja teie jälg on hetkel kõige värskem. Need jäljed on meie kooli igapäevastes töödes ja tegemistes, inimeste vahelistes suhetes. Mis puudutab õppetööd, ei ole te meie õpetajate jaoks olnud mitte kõige kergem variant, aga mis puudutab klassivälist tööd, siis te olete kaasa löönud moeshowdes, me mäletame teie humoorikaid näidendeid, eriti 11. klassis õppimise ajal. Ja vedajad olid ikka Marju ja nüüd juba vilistlaseks saanud Jaanus. Teid laval nähes me õppisime teid tegelikult palju paremini tundma. Aja jooksul teie jäljed küll tuhmuvad, aga nad ei kao iia ja uued õpetajad astuvad teie asemele ning see on elu lõputu ring. Nende seinte vahel te olete õppinud tundma elu põhiväärtusi, lahanud inimsuhteid, uurinud ja puurinud tarkuste radadelt, kogenud esimest armastust ja püüelnud täiuslikkuse poole. Lapsepõlv on nüüd läbi ja uued valikud on teie ees. Te olete teelahkmel, teid on palju, neid ei jõuagi kokku lugeda. Teed lähevad, ruttavad, mõned on võõrad ja kivisid täis, mõnel kui siledal asfaldil käib. Palju on teid, mis käia teil vaja. Elu on pidev õppimise ja enesetäiendamise ring. Pea püsti, julgelt edasi uute valikute poole. Aga nüüd üks küsimus. Kas te olete nüüd viimastel kiiretel päevadel mõelnud ka sellele, et mis võib sügisel teistmoodi olla või millest te ilma jääte? Kindlasti olete, aga ma annan väikese vihje. Alates homsest ei helise teie kodudes enam telefon, kust kostub. Siin keegi Leo Achenberg, tunnid on alanud, jookse kooli poole. Õpetaja Leo oli parim, mis teiega juhtuda võis ning tänu temale istub nii mõnigi teist praegu siin võrdsena võrdsete seas laval. Ärge aga vana kooli unustage ja suurim tänu, mis te teha võite, kui te ühel päeval astute sisse oma poeg või tütar käe kõrval ja ütlete, ma tahan, et õpiks siin, sest minu mälestused on seotud selle kooliga. Aga meie õpetajad jääme järele vaatama, kuidas tiivad teid kannavad. Armsad vanemad, ma tänan teid koostöö, mõistmise ja abi eest. Armsad õpetajad, ma tänan teid eksami valavikule vastupidamise, pöidla hoidmise ja teie töö eest. Aitäh! Paar nädalat tagasi, aga võib-olla siin natuke rohkem, oli siin majas sedavõrd palju pinget, sagimist ja üleelamisi, et isegi mind saarlast võttis natuke tuledaks. Ja kõige selle romantilisem külg oli selles, et veel eile pärast lõunaks polnud veel selget pilti, mis neist üldse saab. Aga siiski tulid kohale vajalikud andmed, informatsioon ja mis meist siis sai? Meist sai Paldiski gümnaasiumi teine vend, kes istub siin laval ja seda veel Raido Kulla Säras
seda kulda saad kohe nägema varsti. Natuke aega tagasi Raido tuli pealinnast Kadrioru lossist, tuues siia Eesti Vabariigi presidendi härra Arnold Rüütli õnnitlused, tervitused ja parimad soovid. Aega võttis, aga asja sai. Võib tekkida küsimus, et millest või kellest on jutt. Jutt on minust. Mul oli 2 korda võimalus saada 12. seega siis lõpuklassi juhatajaks, olles eelnevalt paar aastat ära töötanud lastega, aga ei tulnud välja. Siis ma olin 9. klassi juhataja ja õnnestus viia see klass korraliku lõpuni. Aga gümnaasiumi klassi juhatamisest ei tulnud välja. Ei saanudki tulla, sellepärast, et siin ootasid ees meeldivad noored inimesed. Ja selleks, et olla väärt nende klassi juhatajaks olemist, selleks tuli kaua ja pingiliselt treenida, harjutada, alustades juba möödunud sajandil. Ja 3 aastat tagasi me alustasime seda gümnaasiumi teed. Teile oli siin 9. klassi lõpuaktus. Ja klassi juhataja proua Enel ütles, et tee oli raske ja käänuline. Aga meie tee, gümnaasiumi tee, oli tunduvalt raske. Ja mitte üksnes käänuline, seal oli ka järske kurvi. Ja oli pikki ja väsitavaid tõusu, mis võtsid ähkima. Ja oli langusi ja oli takistusi. Aga siiski neil õnnestus kõik need raskused ületada ja jõuda finišisse. Eile ma natuke rehkendasin neid numbreid ja siis natuke statistika. Tähendab, 5 õpilased klassist on keskmine aastahinne 4 ja rohkem. Marjul 4,8, Kristel 4,7, Georgil 4, Iirisel 4. Ja Raidol 5,0, mis tähendab, et paremat tulemast üldse ei saagi olla. Ja ka teistel on korralikud tulemused, mis on 4 lähedal minemas ja Lüüdal ja Kätlinil ja Marianal ja Andrisel ja Teivil. Nii et see asi läks meil korda. Ja mõned andmed veel riigieksamitest. Näiteks Raido sai 85 punkti 100 inglise keeles, 80 punkti kirjandusest, Kristel sai 80 punkti 100 inglise keeles, Marju 76 punkti ühiskonnaõpetuses ja Ljuda 99 punkti 100 vene keeles, suurepärane. Ja mida see näitab? See näitab seda, et siin laval istuvad mitte üksnes meeldivad, toredad, ilusad noored inimesed, vaid ka võimekad inimesed, mida oligi tarvis tõsta. Ja kahtlemata see on väga paljude inimeste suur ühistöö, see tulemus. Aga eelkõige ma tahaksin ikkagi tänada oma õpilasi selle eest, et nad vastu pidasid sellele pingele, et neil õnnestus ületada kõik raskused ja jõuda välja siia ja lava. Edasi juba meie kõigi poolt tänusõnad kooli juhtkonnale, proua direktorile, Liiliale, õppejuhatajale, proua Evele. Tänusõnad lastevanematele, kolleegidele ja linnavalitsusele, kes igati toetasid meid, meist aru said, mõistsid rasketel momentidel ja tegid kõik selleks, et asi korda läheks. Ja soovid, traditsioonilised, tavalised soovid, kõigepealt, et see klass jääks selliseks klassiks alatiseks. Näiteks ma lõpetasin keskkooli 1960 ja me oleme siiamaani üks klass. Nii et on hea eeskuju. Edasi, mitte kunagi ärge unustage seda oma kooli, mis asub siin Rogerviki kallastel. Ärge unustage
oma väikest Eesti ja Eesti riiki, väikeste ka kanged, kelle kodanikuks te olete. Ja kõige tähtsam soov teile, et teil kõik hästi läheks. Ma tänan. Lapsevanemad, külalised. Õnnitlen Paldiski linna ja linnavalitsuse ja linnavolikogu nimel teid kõiki tänase tähtsa päeva puhul. Nagu direktor juba ütles, lapsepõlv, kallid lõpetajad, on teil nüüd läbi. 12 aastat on lühitud koolipinki ja tulemuseks on lõputunnistus. Mis teist nüüd edasi saab, seda peate te ise teadma. Kas lähete tööle või õpite edasi. Minu soovitusena on, et kellel vähegi võimalus, õppige edasi, sest inimene õpib kogu elu. Ja siinkohal tahaksin tänada lapsevanemaid ja pedagoogilist personali tehtud tööst, sest tean, lapse kasvatamine nii suureks, nagu need 10 inimest siin minu selja taga on, ei ole mitte lihtne tegevus. Ja kõige lõpuks sooviksin, kallid lõpetajad, et teil kõik sujuks elus hästi, et teil ei oleks nii palju probleeme, kui võib-olla teie vanematel on. Kõike head, teed. Ma paluksin hetkeks veel härra linnapealt tagasi. Õpetaja Leo rääkis juba kõik meie suured saladused ja üllatused ära, nii et minul ei jää muud üle, kui ainult konstanteerida fakti, et siin istub üks asjalik, põhimõttekindel Raido Vaher ja presidendi käepigistusele järgneb minu. Aga gümnaasiumi lõputunnistus. Raido Vaher on lõpetanud Paldiski gümnaasiumi kuldmedaliga õppenõukogu otsusega number 9/1 19. juunil 2003. Siin on siis selles puttaris on nüüd see medalikene. Ja lisaks autasustab Paldiski gümnaasiumi õppenõukogu Raidot ainealase kiituskirjaga põhjalike teadmiste inglise keeles ning aukirjaga kiidab tegijat asjalikkuse ja põhimõttekindluse eest. Saamas
kasvatanud tublid vanemad ja ma palun lavale Väido ema. Tänavad teid toreda lapse üleskasvatamise ja meeldiva koostöö eest. Nelja teavitega lõpetab Paldiski gümnaasiumi Marju Jaanimägi. Teate, maja jääb tühjaks ilma Marjuta, kes käib, korraldab ja organiseerib. Aukiri töö kiidab tegijat, tublile õpilasomavalitsuse liikmele ja aktiivsele organisaatorile. Ainealane kiituskiri põhjalike teadmiste eest kirjanduses, prantsuse keeles, ühiskonnaõpetuses ja ajaloos. Ja veel üks aukiri aktiivse osaluse eest klassivälises töös ja hea suhtlemisoskuse eest, sest mis oleks olnud meie moeshow'd ja näiterid ilma Marjuta. Ja ka nii tubli tüdruk on kasvanud üles tublide vanemate toel. Ma palun lavale Marju vanemad. Helje toreda lapse üleskasvatamise ja meeldiva koostöö eest. Antud Kristel Valsalule. Tänukiri töö kiidab tegijat. Kristelile sõbralikkuse, abivalmiduse ja aktiivse osaluse eest klassivälises töös ning ainealane kiituskiri põhjalike teadmiste eest inglise keeles, kirjanduses ja ajaloos. Kristel, väike vihje sulle. Me ootame sind kolleegina tagasi. Ja palun lavale Kristeli vanemaid. Gümnaasiumi lõputunnistus on antud Andris Aegmale. Andrisele püüdlikkuse eest ja ainealane kiituskiri põhjalike teadmiste eest arvutiõpetuses. Paldiski gümnaasiumi lõpetab Georg Allik. Ainealane kiituskiri põhjalike teadmiste eest reaalainetes ja tänukiri töö kiidab tegijat läbilöögivõime eest. Ja Paldiski gümnaasiumi lõpetab Ludmilla Palanjuk. Oma tänane tüdruk. Aastat 12 saatis mööda vene keeles õppides. Aga nagu näete, hea tahtmisega suudab väga palju ära teha, sest meie koolis õppis ta ju ainult eesti keeles. Ja tänukiri töö kiidab tegijat Ludmillale sõbralikkuse ja abivalmiduse eest ning ainealane kiituskiri põhjalike teadmiste eest vene keeles.
Ja nüüd palun lavale Iiris Melleri. Temale on antud lisaks tänukiri töö kiidab tegijat tubliduse eest ja ainealane kiituskiri põhjalike teadmiste eest prantsuse keeles. Gümnaasiumi lõputunnistus, mis on antud Kätlin Pärtelpojale. Lisaks tänukiri töö kiidab tegijat, läbilöögivõime ja aktiivse osaluse eest klassivälises tegevuses. Püüdlik neiu, Reini Rändmaa. Lõputunnistus sulle ja lisaks tänukiri püüdlikkuse ja aktiivse osaluse eest klassivälises töös. Ja kõige lõpuks äikesevihm ja soe päikesepaiste Paldiski gümnaasiumi lõpetab Mariann Šestjuk. Üks paber jäi ette lugemata, tänukiri töö kiidab tegijat, läbilöögivõime ja aktiivse osaluse eest klassivälises töös, sest meie näitering oleks samamoodi, hoopis tühjem ilma Mariannata. Mariana, me jääme sinust puudust tundma. Ja peaaegu sama hästi, kui Raida andis oma klassijuhataja eksami õpetaja Leo, aga kahjuks õpetajatele medaleid ei jagata. Õpetajatele 11. klassi poolt ütlen tere teile kallid õpetajad, kes olete nüüd lõpetanud. Nendel viimastel päevadel olen nagu meeleheitlikult püüdnud välja mõelda kõnet, mida teile esitada perfektselt ja nii, nagu te olete ära teeninud, ei ole ma suutnud seda siiski teha. Sellepärast, et nende aastate jooksul on teiega seoses olnud nii palju mälestusi, et nüüd ei olegi võimalik panna kõike sõnadesse. Need mälestused te teate kindlasti kõik oma meeltes ja südames ja ma loodan, et te neid ei unusta nii kergelt. Ja mõtlete aeg-ajalt ka meie peale sellise väikse kelmika muigega. Te olete andnud meile väga palju eeskuju seoses sellega, et te andsite tõesti ja näitasite meile, et kõik on võimalik, kui ainult piisavalt tahad. Sellepärast oleme näinud teid aasta jooksul väga palju murelike nägudega ja ka väsiste silmadega, aga nagu te näete, olete te kõik siin ja te lõpetate, et vastab tõele ütlus, et kui sa midagi tõesti väga soovid, siis on see võimalik. Teil on väga palju töönud, et teil on üks etapp läbi, tulevad teised, kelle väga paljud valikud, see on tõesti nii. Teil tulevad väga rasked valikud ees, vastu on seda meili. Ma soovin teile kõik head elus, terve 11. klassi poolt ja kogu kooli poolt. Te olete väga kallid. Kõik head. Sain ka 5. klassi juhatajaks, nad olid siis 5. klassi ja meil oli veel Paldiski algkool. Ja siis ma mõtlesin, et kui tore on minna klassiekskursioonile ja ilmselt siin Marju emagi ütles, et väga tore, neid oli täpselt 5 ja mina ka, et kitsad ja peenikesed, et mahuvad hästi autosse ära ja on hea terve Eestimaa läbi sõita või kuhu iganes. Ja alguses oli neid lausa 3. Ja siis tuli Mariana alles, aga üsna ruttu. Ja see oli nii vahva aeg, sest mida vähem teid oli võrreldes praegusega, seda rohkem oli teil klassijuhatajaid. Mäletan ühte naljakat momenti, kui koolis käis pildistaja ja pärast tekkis probleem, et üks pilt on nagu välja ostmata, sest et klassijuhatajad saavad tavaliselt tasuta pildi. Ja kuna mina olin klassijuhataja, aga õpetaja Maie andis kõiki aineid, siis olime me loomulikult mõlemad pildi peal. Ja siis arvati, et õpetaja Maie on päris klassijuhataja ja mina ei tea, mis mõõdu mina siis välja andsin, igatahes minu käest taheti raha saada.
Seda ma enam ei mäleta, kas ma maksin. Aga igatahes siis tulid kõik teised ja tuli teie uus klassijuhataja. Aga ma tahaksin omalt poolt teile kõigile öelda, et ärge vaadake tagasi selles mõttes, et ärge vaadake nende läbikukkumiste peale või nende halbade mõtete peale või raskete olukordade peale, vaid mõelge selle peale, kus te olete praegu. Ja mõelge selle peale, kuidas sellest praegusest edasi minna. Ja olge kogu aeg homsesse teel. Ja kas teate, huvitav on see, et homme ei jõua kätte. Teed hommikul silmad lahti ja jälle on täna. Ja vaatad homsesse. Kallid kaasõpilased ja külalised. Täna on see päev, mida oleme oodanud 12 pikka aastat. Lõpule on jõudnud väsitav, vaevarikas, kuid samas ka hariv ja rõõmurohke kooliaeg. Nende aastate jooksul oleme omandanud palju kasulikke teadmisi ja elutarkusi ja tulevikus kasutame. Nüüd seisame iseseisvalt elutee algusest teadmata, mis meid ees ootab. Kerge ei saa olema edaspidiste valikute tegemine. Otsustama peab igaüks ise oma soovide ja unistustele vastavalt. Kallid emad-isad, 12 aastat tagasi meid käeterval esimesse klassi viies ei osanud kindlasti ettegi kujutada, milliseid muresid, kuid kindlasti rohkem rõõmuhetki teid ees ootab.
Suur tänu toetamiste ja suunamiste eest ja siinkohal on suur aplaus vanematele. Kallid õpetajad, tundes oma klassikaaslasi võime kindlam olla, et meid kõiki ootab ees suur tulevik. Tuletaksime siinkohal meelde õpetaja Leo sõnul. Et just meie klassis võivad istuda tulevased ministrid või koguni president. Niisiis, võite kindlad olla, kallid õpetajad, et 12 aastat meiega vaevana oli hea investeering tulevikku. Armsad klassikaaslased, vaatamata sellele, et oleme kõik väga erinevad, on meie klass alati kokku hoida. Kõik raskused oleme koos ületanud, mis on meid veel rohkem liitnud. Ma loodan, et lahkudes siit koolist ei unistame teineteist ja ka 20 aasta pärast klassi kokkutulekul oleme sama eriline hunt kui praegu. Soovime teile edu ja õnne elus. Ja loomulikult ka suured tänud meie sõpradele, ilma teieta poleks me seda kõike läbi elanud. Lõpetuseks tahaksime tänada maailma parimat klassijuhatajat. Meie poolt on teile väike kingitus. Kallid koolilõpetajad, lugupeetud õpetajad, austatud lapsevanemad, külalised. Abiturientide lapsevanemate nimel väljendaksin mõningaid tänase päevaga seoses tekkinud mõtteid. Armsad lapsed, kui te mäletate, siis teie koolitee algas 1991. aastal. Ja just 10 päeva enne teie kooli algust toimus siin Eesti riigis selline pööre, mis lõplikult viis Eesti iseseisvusele, takistas sellest, viimased takistused olid kõrvaldatud. Ja nii nagu meie riik, nii olete teiegi arenenud 12 aastat. Te olete saanud iga aastaga juurde tarkust ja tugevust ja jõudnud välja tänasesse päeva. Igal ajastul on oma nägu. Meie ja teie vanemad lõpetasime kooli 60-ndatel, 70-ndatel. Tol ajal valitsesid Eestis hoopis teised meeleolud, kus armastati rõhutada selliseid asju nagu kosmose vallutamine, 5 aastakutse sotsialistlik võistlus. Meie põlvkonnad on pidanud selleks, et kaasajaga sammu pidada, järjest juurde õppima, täiendama end ja veel kord õppima, et olla ajaga kursis. Teie aga õpite koos ajaga. Ühiskonna areng on olnud väga kiire, iga päev toob midagi uut. Me oleme jõudnud juba Euroopa Liidu lävepakkuni. Ometi jäävad elu põhitööd igal ajastul samaks. Igal inimesel on oma Vargamäe. Pole oluline, kas see Vargamäe asub linnas või maal, kontoris või põllul. Vargamäe on justkui sümbol vaeva nägemisest, et saavutada oma eesmärki. Ka teid ootavad ees oma Vargamäed. Soovin teile, kallid õpetajad, et oskaksite valida tulevikuks endale eriala, millel töötamine teile pakub rõõmu. Et oskaksite teha tarku otsustusi, millest sünnivad õiged otsused. Hoidke oma tervist, olge rõõmsad ja ausad. Tänan lastevanemate nimel kõiki endiseid ja praeguseid 12. klassi aineõpetajaid, klassijuhatajad, koolidirektorit, Birgitat ja kõiki koolis töötavaid inimesi, kes on näinud palju vaeva noorte kasvatamisel ja õpetamisel. Aitäh!